Hommikust, Merike numbrite keel. Üks kihutab siin. Meie selline pisikene allee, kui te ainult teaksite, kui pisikene see on. Siin me keerutame kogu aeg ühe väikse tuka peal. Ei ole veel võtnud seda pikka seda ringi, mida ma siin lubasin endale kogu aeg. No, vaikselt. Teate, mis teemal täna tahtsin rääkida? Sellistel teemadel. Mul tuleb täna nii huvitav külaline, ma pole veel vastust saanud, aga ma loodan, et kõik asjad õnnestuvad. Ja siit ka johtuvalt tekkis, ma vaatan kogu aeg memme poole, näete, memm sätib mul siin atra kogu aeg. Navigaator, GPS ei tööta. Rivist väljas, patakad tühjad. Ja seoses sellega siis tekkis mul selline mõte, et jagan teiega, et vaadake, ma olen rääkinud seda siin kanalil ka, et on numeroloogiliselt siis sellised 3 etappi elus. No need on 3 kõige tähtsamat, aga neid etappe on väga palju, sest kõik sõltub ju teie isiklikust aastaenergiast ja nii edasi. Siis vanused 25, 35, 45, pluss-miinus 2-3 aastat. Ja siis tekivad elus mingid sellised situatsioonid, noh, mina ütleksin, et vaata see 35, 2-3 aastat sinna tänna on see kesk- ja kriisimoodi värk, jah. Et siis toimuvadki nii huvitavad lood inimestega, eriti kellel on sünnikaardis ees veel 10. Teil on nagu tempel mällu kohe, et teil lihtsalt toimub see. See on nagu etteennustus kohe. On teatud asjad, mida ma julgen kohe väga ette ütelda, siis kui ma näen sünnikaardis, aga on teatud asjad, mida ma veitsa veel ebaelen. Ju siis mul on vaja veidikene veel kogemust saada. Siis toimuvad lahkuminekud. Lahkuminekud kas siis elukaaslasest, toimuvad lahkuminekud töökaaslastest, töökohast, toimub kardinaalne elukoha vahetus, kardinaalne töökoha vahetus. Sina, kes oled olnud mingi ärimastaabil enne toimetanud, siis korraga sinust tulebki psühholoog. Ja loomulikult, mis see tekitab sinu lähedastes, kes sina oled, et sina teed neid asju, siis hakkad kahtlema endas. Eriti teie seal, kes olete 16 päeval sündinud. Oi, kui palju ma neid saan, neid teateid. Ja teate, mida rohkem mina nüüd olen ennast avastanud numeroloogiliselt, seda rohkem mina saan aru, aga kes siis veel, kui mitte mina? Vahet ei ole, kas sa oled 16 päev sündinud, oled sa seal 7 või sa oled 9. Aga kui sinu elu missioon, ma ei räägi eluteest praegu, sinu hinge missioon siis viitab ikkagi selliseid kombinatsioone, et sa pead olema kas vaimne õpetaja või sa pead olema teejuht, sa pead olema terapeut, sa pead olema coach, mentor, mida iganes, sa pead olema seal massöör, sa pead laval esinema, sa pead laulja olema. No siis sa ei saa vastu enda seda missiooni. Ja kõige kurvem on lihtsalt see, mis toimub inimeste elus, nad ei tee mitte midagi. Siis nad jäävad passima, siis nad jäävad enese süüdistusse. Ja see, mida me kõige rohkem teeme, on see, et me süüdistame oma kaaslasi, oma töökaaslasi, oma ülemusi ja nii edasi. Aga nemad on siin nii pritšom. Me ise valime selle tee. Ja ma just mõtlesin, et tulevad kõik hirmus kiire on, meil sajab vihma. Siis väga paljud jäävad sellesse süüdistusse, aga me ise valime selle teekonna. Ja kihvt oleks selles suhtes, vaadake. Ma siin täna keerutasin oma mõtteid peas. Et vaadake, mis mõtted mul hommik on, jah? Mis sa mõtled hommikul? Ma telekat ei vaata üldjuhul, mulle ainukene asi, mida ma avan alati oma numeroloogilised kanalid ja ma kuulan neid. Kuulan või loen siis tagasisideid, mis on tulnud YouTube'i ja mis on tulnud Facebooki gruppi. See on minu elu. Jah, seepärast ma kogu aeg oma laine loen ja mulle räigelt meeldib see. Võt, kuidas on vene keeles? Možbitsa dura, no мне это nravitsa. Inglis keelt ja nii pani maju. Ja, las ta olla. Tahtsin mingit nalja visata omast arust, ma ei tea, kui hästi see välja tuli. Ja. Eksin blondiks on mind kogu aeg nimetatud. Näete, ATH kohe muudab teemat. Vaadake, mis ma leidsin. Tada, kuivik. Ma ei tea, kas see on kuivik. See on äkki tahetud siia jätta. Selleks, et rähnapoisil oleks tegemist. Võt ma pean vaatama, memm paneb mööda. Hopsti, vaadake. Mööda, täiega mööda. Opa, nägi mind. Yes. Ma ei tea, kas te nägite.
hirmus kiire, siis kui ta mööda paneb, ta ikka paneb täiega mööda. Tšau, linnupoja. Tere. Tere. Tšau, no nii. Sätsime atra teisele poole. Väga hea. Jälgime mängu, vaatame, kas memm tuleb. Memm on natuke vihane ka, kui vihma sajab, ega ta väga palju õues ei taha olla. Ahah, tuleb. Jess. Natuke mossitas, aga tuleb. Väga hea. Vaadake, tuleb. Me oleme nii palju maaparandustöid teinud, nii et vihm on meie jaoks väga hea. Oota, kuhu ma jõudsin? Jõudsin selle, ei taha tulla. Näete, jah? Ei taha tulla. Peab tulema. Nõukogude naine käskis. Aitäh teile, kes te siin ikka viiate kogu aeg nõukogude naine. Ja tahtsin selle juurde jõuda, et teate, kui kihvt ja lihtne oleks elada niimoodi, et kui sa arvutad kokku need, räägime siis kooselust, seepärast, et see on selline ainukene aktuaalne teema, mida kogu aeg minu käest küsitakse, et kas ma sobin kokku ja kas ma temaga võiksin kokku hakata ja ta. Memm läheb küll valesse kohta, kuhu ta minna ei tohi. Nii, siis vaadake, kui lihtne on niimoodi. Arvutad kokku oma sünnipäevad, saad selle järgi kohe teada. Selle elukaaslasega me teeme lapsed ja that's it. Aga teatud elukaaslasega on niimoodi, et elu kuni lõpuni välja. No sõltub, mis lõpuni ja kuumani. Ja siis on see lugu, mis on hästi kihvt jällegi kokku arvutada. Vaatan mööda, sest memm on kogu aeg vales kohas. Ta ei tohi seal olla. Läks mööda. Ja siis on teatud inimesed, kellega tõesti elu lõpuni saab koos olla, selles suhtes, et mis on väga oluline kõikides nendes numbrites. Teate, mis on kõige olulisem? Ma muudan teemat, ma teen mingi Coca-Cola reklaami teile see vahepeal. No paku siia välja, väike paus. Paku välja, mis sina arvad, mis on kõige olulisem üldse koos elus. See on nii lihtne tegelikult aus olla. Aus olla kõige rohkem siis iseenda vastu. Teada neid oma miinuseid, oma plusse. Plussid on kihvtid asjad, selle üle me kõik kilkame, aga memm paneb minema jälle. On ikka nuistika. Et aus olla ka selles suhtes, mida sina paari suhtes tahad. Teate, kui kihvt oleks see, et me ju kõik muutume, vaata, elu jooksul. Ma mäletan ühte elukaaslast, kes ütles, et tema ei muutu mitte kunagi, tema kogu aeg üks ja sama. Noh, paskab marjad, ütleksin niimoodi, see on täitsa vale jutt. Me kõik muutume, kogu aeg muutume. Et nii kihvt oleks, kui suhte alguses, ka töösuhte alguses oleksid kõik ausad, mängiksid ausate kaartidega ja ütleksid, et näed, minul on lihtsalt see eesmärk, et teha seda. Ja vot kõik. On ju, vaata kui lihtne. Mõnel on eesmärk lihtsalt saada laps ja ma tean, et tänapäeval on juba need tänapäeva noored on üldse nagu, kellest me võiksime rohkem koppi võtta. Et nemad nagu, ma ei saa kõikide eest rääkida, aga väga paljud lihtsalt, nad ei hakka nagu jantima pikalt. Nad lihtsalt teevad asja selgeks, nii lihtsalt ongi. See memm on küll sellise iseloomuga, ta on 19 päeval sündinud, saate aru ja. Tema ütleb mulle, kuidas asjad käivad, mitte mina ei ütle talle, kuidas asjad käivad. Selleks ongi hea numbreid teada. Et see on ainuke koht, kuhu ta tulla tahaks. Vaatame. No okei, teeme siis siia uuesti, kuigi mulle see teine koht ka meeldib. Ei saa rääkida edasi, noh. Me teeme mingit oma värki. Sellised need on, need 19 päeval sündinud tüübid. Teevad oma värki ja siis nad veel vaatavad tuima näoga sulle otsa ja siis mõtled, mis asja nagu aru ei saanud või. Et sina, kes 19 päeva et sündid, ära solvu mu peale. See on meie 19. Ma pole Lissu elude numbrid kokku arvutanud. Ma ei tea, mis tal seal on. Kindlasti mingi selline väga tugev, näiteks number 1, ma arvan. Või number 8, ma arvan. Ja tugevas miinuses. Tugevas miinuses. No talle selgeks ei tee, vaata. Ta ikka täpselt teab, mis tema tahab. Mitte sentigi edasi. Vaat. Nii, et kui vahva oleks niimoodi kooselu alustada, koos tööd alustada ja teate, väga paljudel on veel numbrites kirjas ka see lugu, et
noh, ütleme, et ma mõtlengi praegu hästi kiiresti, kes need võiksid olla. Noh, kui me räägime gruppidest, et grupp number 1, 4, 7, 8, ma arvan, tegelikult nii paljudel numbritel, praktiliselt kõikidel ikkagi. No okei, ärme räägi gruppidest, räägime kõikidest inimestest, siis teate, nii lihtne on elada, kui me teame nagu seda lõpu eesmärki. Oh, kus nüüd tuli kima peale memmel. Ralli oli vahepeal. Kui me teaksime, kuhu me minema lähme. Ma räägin vist natuke segast juttu, mulle see tunne, praegu läks lappama see lugu. No, eks siis koos töösuhtes ka, eriti number 4 ja number 7 ja 8 ka. Nendel on väga oluline teada see, et teeme selle asja ära, siis on nii. Siis teeme selle asja ära, siis on nii. Nendel on kõige jubedam see, kui neid asjad jäävad venima. Ja näiteks need, kes grupp number 1 kuuluvad ja ütleme 4, 7, 8, need kõik võiks tegelikult ettevõtjad olema. Ja pigem õppima delegeerima, aga see, mida nad tihtipeale ei tee, nad ei delegeeri, nad tahavad kõike seda ise ära teha. Ja näiteks need, kes on seal number 9 grupis, te saate aru, mis see grupp tähendab, eks ju. Grupi all ma mõtlen seal, noh, ütleme, võtame siin number 4 grupp. Kes on sündinud 4, 13, 22, 31. Aga seal jällegi üks väike teine nüanss on number 22 seal nende sees. 22 on selline, kes teeb koostööd, aga ta tahab väga palju ka üksi teha. Teate, see Pythagorase ruut. Ja me õppan ühes kohas teise. Ma uurin mingeid teatuid asju. Mind hullult nagu huvitavad need inimesed ka, et teate, tänapäeval on hästi sinna moodne. Miks ma räägin tänapäeval? Noh, minule kui nõukogude naisele see peale ei lähe. Aga ma noorte seas olen kuulnud sellist juttu. Et tahaks nagu koos elada, aga nagu ei tahaks koos ka olla. Teate seda värki, jah? Ja no ma ei saa aru sellest, aga ma saan aru. Ütleme siis niimoodi. See ei ole minu tassteed. Minu meelest on see, et kui elatakse koos, siis elatakse koos. Aga siis ma sattusin ühe sellise õppe peale. Nii kui ma olen öelnud, ma võtan siit ja sealt neid koolitusi. Õigemini, mul on 3 koolkonda. Üks on see põhikoht, kus ma siis olen õppinud kogu need sünnikaarte ja kõik muud süsteemid. Ja 2 tükki siis 2 erineva õpetaja käe all siis ma õpin juurde, sest seal on just need, vaadake, et ei saa olla number suurem kui 22, eks ju, ja siis peab sealt lahutama ja siis ajab teid segadusse ja siis te olete seal hämmingus ja miks nii. No vaat, ma olen ka hämmingus, oleme kõik koos hämmingus. Näete, memm on jõudnud siia. Väga hea. Vaat, ja siis ma niimoodi õpin ja õpetan teile ka. Oleme kõik hämmingus ja kogu aeg õpime ennast tundma. On tulemas veel huvitavaid videosid, kus läheb ka selliseks maagiliseks ja värk seal vahepeal, et nii nagu ma ütlesin, ma räägin teile lisa, mis see aasta lõpu number, jah, sinu sünniaasta lõpu number külm on. Ja, ehk siis lähme tagasi need, kes siis tahaksid justkui koos olla, aga ei taha ka koos olla. Vaat siis nendel, kellel on Pythagorase ruudus tuleb, mäletate seda ruutu? Selle kohta on video ka. Kes nüüd selline kiirem on, siis vaadake, jagage seda siia kommentaari, seda videot. See on see, kus sa paned oma sünnipäeva, kuu ja aasta kõik sinna ruudu sisse ja kus sul tuleb kahtesid hästi palju. Siis kahtedega on 2 varianti. Kas nad väga vajavad lähedust ja väga vajavad koos elamist või siis teine kardinaalne on täiesti niimoodi just, et tahaks nagu koos olla, aga tahaks eraldi elada. See on nagu väga huvitav vorm, minu loogikale selline vastane, aga noh, las ta olla. Ja samas ma kujutan ette nendel, kellel elude number tuleb 2. Kommenteerige, ma olen üsna selle nagu alguse uuringute faasis, nii et ma ei ole veel professionaal sellel alal, aga kihvt oleks teie käest seda ka kuulda, mis meelt te olete. Ehk siis, ja teine selline number on, kellel on 9 palju sees. Nendel on muidugi see juba tead üksiku hundi kood. Vaatame, kas memm tuleb nüüd siia teise raja peale. Et siis nemad ka tahaksid koos olla, aga ei taha ka koos olla. Ja eriti näiteks teate sellised, nüüd läheb väga ekstreemseks, kes on sündinud 29. päeval. Teie sees on see 2 ja 9 olemas. Võt, ma tean, et mul on hästi palju neid analüüsi saanud naisi ja osad mehed ka, kellel on 29. Kommenteerige siia, kui satute nüüd kuulama, isegi kui see analüüsi pole saanud.
aga ikkagi, kuidas sinu sees see trigerdub. Ja 29. päeval sündinud inimesel on suht raske saada või säilitada paarisuhet. Miks see nii on? See on numeroloogiline trigger. Mul tuli siit mingid valged soonad. Suht külm on, näete jah, käed külmetavad. Ja teate, mul on kindad tehtud. Nelli tegi minu meelest jah, ma mõtlen, et ma nimega ei eksiks. Ma tean isegi, kus need on. Aga ei võtnud, ma pean selleks teisele korrusele minema. Täna veel tekkis idee, et kuna see koht, kuhu me nüüd kolisime, mulle nii armas töötuba, teisel korrusel, pisikene, aga hubane, memm pani minema. Jah, pisikene ja hubane, mõtlesin, et ma äkki näitan klubilistele siis äkki oma väikest butiiki. Et mu elukaaslane oli kohe hämmingus, kuidas ma nii pisikesest asjast sain sellise vahva hubase koha endale tehtud. Mul on seal palju asju, milleks ma veel valmistun. Ma ka kõik asju ette ei tea, kuhu ma jõuan või mida ma võtan, nii et usaldan hästi palju protsessi. Ja kuulake ka neid podcasti külalisi, kes on nüüd käinud siin kanali peal ajast ja aega enne. Samas ka eile, täna on tulemas oma memm lähebki koju. On suslik. Et need nii palju kinnitavad seda, et mingis eluetapis nad on teinud kardinaalse muutuse. Ma natukene nüüd kiirendan sammu. Vaatan, kuhu see memm läks. Täna on tubane päev. Mul on kirjas 2 podcasti külalist. Ja siis ma teen Soome kanalile, teeme ka ühe vinge video, kes siis on näinud Numerod & Keeli, on see YouTube'i kanal, hüppake sinna ka, jagage oma Soome sõpradega, et Eesti kanalil ikka rohkem informationit. Soome kanalil ma olen vahepeal siin laisa poiss olnud. Ei jõua nii kähku seepärast, et mul on nii palju tegemist selle eesti keelde kõik need asjad nagu tõmmata, tõlkida ja siis samas ka suurem osa kliente on mul eestlasi. Ma vaatan, kas proua Pepu paistab seal, et ikka mööda ei pannud. On kodus. Ma kogu aeg vaatasin teist mööda, aga memme lips paistab kodus. Ta tahab tuppa saada. Okei, ma siis lõpetan. Ehk siis kommenteerige siia ka, kellel on neid 2 ja 9 sees, kuidas teil on suhtega, iseendaga, teistega ja nii edasi. Kas selline, justkui tahaks koos olla teistega, tahaks üksi ka olla, et see on nagu okei teie jaoks. Ja mäletage, et ei ole valesid ega õigeid vastuseid selles mõttes, et mida rohkem te neid asju jagate, näiteks kuidas sinul on, kellel sul on 4. Ma tean, et 4 on hästi pereinimesed. Nii, Rossi tuli ka, ütleme, et on pereinimene. Rossi on sündinud 11. Jah. Aga tema on kohe raudselt miinuspoole peal. Kellel on palju ühtesid, peaksid olema hästi julged. Tema on meil Eesti argpüks. Ja kas see on nüüd hea või halb, seda ma ei tea, aga ta on hästi südamlik. Väga südamlik. Eile hankisime endale ühe kohvimasina. Ma andsin oma hästi vinge kohvimasina, kinkisin nooremale pojale. Kuna me nüüd elame maal, me ei tarvi mingit, meil ei ole vaja sellist vinget superpupperit. Ja samas on see, et meil on nii vähe ruumi siin, siis pidi tegema väiksema süsteemi peale kõik asjad. Siis nüüd on selline klassikaline pisikene kohvimasin, aga mis asi tuli juurde? Sellega, et kui kohvi on valmis tilkunud, siis tema hakkab signaalitama. Ja meie Rossikesele on see punane tuli, seepärast, et ta kardab igasuguseid, näiteks mikroka hääli tuleb need. Rossi, Rosku. Nad just riidlesid mingi asja pärast ja üks sai rohkem mingit vihmaussi kui teine. On sika. Vaadake, mis ta teeb, jah? Argpüks. Vaatame, mis ta leidis sealt. No, käpad porised. Näete. Oi, ma pean teiega ühte asja jagama. Me tulime õhtul veel jalutama siia järve äärde ja lussi. See putukas seal. Hullult hüppas sinna, seal on see paadi koht, siis ta hüppas sinna mitu korda ja siis ta sai konna kätte.
mul oli nii kahju, ma loodan, et ma sain selle konna päästetud. Vot sina, kes sa ka looduse sõber oled, ka mina olen vast selline algaja. Aga mis on konna eesmärk üldse? Mida tema teeb? Ma küll ise loodan, et ma sain selle ära päästetud, selle konna. Aga samas on see, et looduses on kõik asjad seotud omavahel. Ja teate, mis ma panin tähele? Mitte mina, õigemini mu elukaaslane. Meil on siin binokkel ja näete, seal keskel on saar ja meil on luigepaar siin. Et emane luik läks arvatavasti munele või siis istub pesal ja nüüd isane on see, kes siis ringi luusib siin. Väga huvitav. Meil on, teate, siin selline huvitav lugu. Meil on üks luigepaar ja siis meil on sookurepaar. Nemad alati alustavad, aga üsna tihti siis siit oma hommikut selle põllu pealt. Ja see on nii lahe siis, kui ma hommikul teen ukse lahti, siis nemad kahekesi lendavad. Ja siis meil on kajakapaar. Vaat. Ja siis meil on tüdrukud, 3 tüdrukut. 4. Nüüd läks lappama jälle, aga kõik on siis järelikult vaja teiega jagada. Vaat, kommenteerige siia, kuidas teie numbrid on. Ja üleüldse kirjuta ka seda näiteks, kui sa oled sündinud näiteks 8. päeval või 17, 26 või ükskõik mis päeval sa ka sündinud ei ole. Kuidas sinul paari suhtega on? Et kas sa eelistad pigem seda, et sa tahaksid seal üksi olla, aga justkui suhtes või sinu jaoks on näiteks suhe väga oluline? Ja tegelikult see võtmesõna ausus. Ma ütlesin küll vaata, et on olemas need ideaalsed paari numbrid, ehk siis kui sünnipäevad kokku liidate, siis tuleb 2, 6 või 9, need on kõige paremad. Aga teate, nendel on nii palju miinuseid ka. Räigelt. Ja kui te tahate hästi stabiilset perekonda, hästi stabiilset, et lihtsalt see, et olete nagu õde ja vend lõpuks vaata, et kõik oleks korras, siis on number 3 väga hea. Minul oleks see igav. Ma olen iseloomult selline, et kui igav on, siis ma tegelikult, mul ei tule kunagi igav, mul on nii palju tegemist, sellepärast ma olen 16 päev sündinud. Ehk siis tarokaartide järgi see on torn. Ma võin täiesti tühjast kohast tekitada mingisuguse kriisisüsteemi. Ja ma ennast siin kriisitan kogu aeg. Minul on näiteks kalender hästi oluline, et ma lappama ei läheks. Mul on igapäevaselt kirjutatud endale järgmise päeva ülesanded. Ja ma käin õhtuti alati selle läbi vaatamas, seepärast, et muidu on täitsa lapemaie. Vaat nüüd ma pean minema memme tuppa laskma. Vaat tänased värgid siis sellised ja uus nädal hakkas. Teate, mul on siin maal elades täiega kõik asjad segamini. Ma ei tea üldse, mis päev on, kui mul kalendrit ei oleks. Päike on seal kuskil. Näete, jah? Meil on siin ühed suvitajad naabriteks. Nad on nädalavahetustel siin ja siis nad lähevad jälle ära. Võtta, aga vaatame. Kusjuures meil on 11. päev siin. Me oleme 11 päeva siin elanud. Ja kuni lõpuni. On ju? Koos teiega. Okei, tšau. Kuidagi nostalgiliseks läheb alati lõpp, ma ei tea, mis siin on. Mulle hullult meeldib siin. Aga siin on nii rahulik. Siis kui ma eile käisin linnas või me käisime linnas sisseoste tegemas, siis jõhker, kui palju energiat oli. Ma pole üldse selline shopatädi või kuidas mõtlen. Ma pole kunagi elus olnud selline, kellel meeldiks poes ilmsesti ostelda. Kui sa oled 16. päeval sündinud, kommenteeri ka siia, kuidas sul sellega on. Mul on muidugi elude number 8. Ma olen selline suht konkreetne. Kui ma näen, et mingi riia on otsas, siis ma lähen ja ostan selle. Need on jälle maskuliinsed numbrid vaata edukuse koodis. Et kommenteeri näiteks sina, et kuidas sul on ostlemisega, seda ka veel juurde. Sest ma kui oma poegadega käisin, siis üks poegadest hullult, talle nii meeldib ostelda, et täitsa pekkis lihtsalt. Aga mul ei ole seda saanud. Emane peaks olema. Esimene juukse sirgendaja tuli ka läbi vanema poja. Saate aru, jah? Ja nüüd mul oli juukse sirgendaja, kui ma siia ka ära kolisin, siis ma kinkisin selle ära. Ei naada. No võt, kas on hea või halb, seda ma ei tea. Aga mulle siiski meeldib. Okei, tšau.